tere tulemast tagasi siis Tryhards vlogidesse, et nüüd siin me oleme siis meie teisipäevasel jooksutreeningul ja tavaliselt on meil siis 2 tugevat jooksutreeningut nädalas, üks on siis teisipäeval, kus me keskendume siis 5 kilomeetri võistluskiirusele ja siis neljapäeval, kus me siis treenime aeroobset läve. Ja täna ongi siis 5 kilomeetri võistluskiiruse trenn. Täpselt ka veel ei tea, aga saame teada kohe varsti. Jooksu jalge, ütleme niimoodi, vaikselt läheb iga nädalaga paremaks, et kuna 2 kuud kaitseväge võttis ikka suht palju seda ära, aga arvan, et suveks jõuab ikka ilusti vormi. Teisipäev ja neljapäev on meil jooksupäevad, sama kell, 7:30 hommikul alustame. Ja teisipäevad on olnud rohkem sellised race pace ehk 3-5 kilomeetri tempojooksud lühendatud lõikudega ja neljapäev on olnud sellised rohkem pikemad lõigud ja tunduvalt aeglasemad ehk kombates siis sellist teise tsooni lõppu, 3. tsooni algust. Võrreldes siis eelmise hooaja lõpuga, kui meil viimased vlogid ilmusid, on toimunud mõned muutused. Et esimene võib-olla ja kõige suurem on see, et palju on sellist individuaalset planeerimist ja lähenemist. Siis teine võib-olla selline teistmoodi tehtav asi on see, et meil on jooksu juures olnud 2 tüdrukut rohkem. Et Karola Viinapuu ja Berit Kousas on meiega jooksnud. Ja just sellepärast, et siis triatloni tüdrukud või üldse tüdrukud saaks grupi kokku, kellega koos trenni teha. Et see on selline tegelikult hästi suur ja oluline asi, et mitte kogu aeg üksi trenni teha, üksi nühkida ja Tryhardsi tüdrukutele on kindlasti kasu sellest, et kui õpitakse jooksma koos, et võistlustel tuleb teisest vahetusalast välja joosta üsna kiiresti ja seda tuleb teha niimoodi, et teistega koos ja samal ajal jääda iseenda võimete piiresse. Mis on veel meid kollitanud on see, et on olnud selline esimene võib-olla tõsisem vigastus Johannes Sikul, millest välja tulemine on osutunud võib-olla keerulisemaks, kui alguses ennustada oskasin. Ja on ka teisi selliseid liimist lahti olemisi olnud võib-olla sellise talveperioodi kohta natuke rohkem kui treenerina sooviks, et sellist pidevat klaarimist on olnud. No, tänase trenniga on niimoodi, et siin natukene lähevad asjad lahku, põhikava on 10x600 ehk siis sellel samal võistluskiirusel ja 200 meetrit vahele sörki on poistel selline aega minut 30 ja tüdrukutel on aega kuni minut 40. Nüüd seda 10 korda ära jaksavad joosta ilmselt ainult mõned, ehk et tüdrukutel ei ole 10, tüdrukutel on pigem on 7-8, aga kõik oleneb ka sellest, mismoodi nad trennide ees välja näevad, et kui ma näen, et see pingutus läheb liiga suureks, siis A, ma võtan tempot maha neil või B, lihtsalt tuleb vähem kordusi. Kõige raskem osa tehtud, kiirendused. Nüüd on trenn läbi ka, saab puhkama minna. Alustame 600-st üle 200. Te lähete 3.30, eks. Risto, Karl, tüdrukud lähevad Rineli taga 3.30. Feeling. Okei, praegu.
jätkan ilusti 2.50 kilomeetrit tempos. Täpselt see tempo, millega ma suvel tahaks 5 aasta. Nii et hetkel on kõik hästi. Tahaks vana täna? Ei, magasid kaua. Liiga palju. Liiga palju. Palju võetakse hobusega, oled kuulnud sellist vanarahva tarkust? See on nagu näha. Gregor, ennustusmäng palju on? 6,5-7. 10 kordust, 2.50 laktaat. Pange vastused kommentaaridesse ja võitke Võitli šokolad. Ironmani meestele laktaat 1,2. Mida väga palju kõrgem ei tohiks olla. 2,2. Ja jooksutrenn ongi siis lõppenud selles korraks, et nüüd veel paar nädalat teeme üldist tööd, et eraldi alasid treenime siis nii ujumist, ratast kui jooksu, kuid siis lähme juba Küprose laagrisse, kus hakkame juba natukene võistlusspetsiifilisemat trenni tegema, ehk siis juba ratasjooksu üleminekuid ja ka lisame veits intensiivsust juurde. Millal esimene võistlus on? Esimene võistlus on umbes mai kanti, aga täpselt veel ei tea, kus või mida võistleme. Stay tuned! Jah.